täna siin on koos 4 ägedat naist äriklubist ja meil on täna väga palju põnevat rääkida. Ehk et me räägime ettevõtluslõksudest, sest ma usun, et sina, kes sa täna oled juba ettevõtlusega alustamas, siis kindlasti oled mõelnud, et tahaks äri kasvatada, äri on kasvanudki kindlasti, aga on tekkinud mingisugune seisak nii-öelda. Ja sellest seisakust on vaja kuidagi üle saada. Ja minu 4 ägedat äriklubi naist on ühelt poolt oma ettevõtetega arendustööd teinud, on jõudnud erinevatele etappidele ja selles mõttes nad on jagamas täna ägedaid kogemusi, ägedaid mõtteid, milliste lõksudega nemad silmitsi seisavad, sellest üsna peatselt kuulemegi. Aga ennem kui me päris lõksude sisse astume, siis mul on ka palve teile kõigile, et te teeksite enda tutvustuse, millega te igapäevaselt toimetate, millega te ettevõtte siis nii-öelda väärtust toob Eesti ühiskonnale. Nii, palun Egle. Minu nimi on Egle ja ma olen e-kaubandusettevõtja rahvusvahelisel suurel globaalsel turul. Olen Amazoni platvormil toodete arendaja, turundaja ja sellega tegelenud juba 4 aastat. Julgustan väga kõiki Amazoni, eBay, miks mitte ka Etsy peale mõtlema, sest käibed, mis globaalses mastaabis liiguvad, on meeletult suured. Meie oleme spetsialiseerunud pisikesse kontori niši ja ainuüksi selles pisikeses nišis liiguvad 7-kohalised summad aastas. Nii et meil on Eestis palju sellist know-how'd, tootmise teadmist või häid mõtteid, mida me tegelikult peaksime Eesti piiridest väljapoole rohkem pakkuma, sest et me peas oleme väga targad, aga me tihti jääme kinni siia, et me lihtsalt oleme pärit pisikesest riigist. See on minu põhiline sõnum. Mina olen Kristel, olen siis Šokoko šokolaadikoja asutaja ja perenaine. Šokoko šokolaadikoda asub Telliskivi loomelinnakus. Seal on meil siis selline avatud tootmine ja müük, nii et külastaja saab nautida siis meie tootmisprotsessi, saab võtta oma väikese trühvlikese ja kuuma šokolaadi, vaadata, kuidas meie teeme šokolaadi, nii et ta kuuleb, näeb ja tunneb siis kogu seda protsessi. Ja meie toodeteks on siis trühvlid, kommid ja piintupaar šokolaaditahvlid. See tähendab siis seda, et teeme kakaoast alates omale šokolaadi, mis on siis äärmiselt selline puhas, maitsev ja väljendab oma päritolu. Nii et tere tulemast! Tere, mina olen Liisi Tarvo ja olen sellise ettevõtte nagu Räpikohvik, Wrap & Roll asutaja ja juht. Alustasin seda 16-aastaselt äriteekana tänu oma isa toetusele ja hetkel on meil 3 kohvikut Tallinnas Rävalapuiesteel, Balti jaamaturul ning Ülemiste keskuses. Ja mis on selle kogu ettevõtmise point, mis mind seda tegema ajendab ja miks ma olen valmis siia panustama ja mida ma tahan tagasi anda, on tervislik elustiil ja need räpid, et meie missiooniks on päästa ühe räppi haaval inimene. Ehk siis tere tulemast Wrap & Rolli, let's Wrap & Roll. Et hoidke oma tervislik elustiil ja hoidke ise ennast. Aitäh! Tere, olen Kirti ja olen Piimor Superfoodsi asutaja ja tegevjuht. Et Piimor on siis tegeleb tervisetoodete arendamise ja turustamisega. Et Piimoril tooted on sellised nagu supertoidusegud, teed, toorbatoonid. Nüüd tulid välja meil ka toidulisandid, kollageenid. Ja mis on see Piimori mõte? Mõte on tegelikult see, et me pakume inimestele häid tervisetooteid, kus nad saavad ennast hästi tunda, energiliselt, aktiivsetena. Ja see Piimori mõte on ka see, et olla rohkem. Et tegelikult ei ole vahet, kui vana sa oled ja kes sa oled. Et iga inimene meist tahab natuke olla rohkem. Et see on see Piimori nagu sõnum. Ja kus me oma tooteid turustame siis 300+ müügikohta üle Eesti ja aasta lõpuks siis juba üle 400 müügikoha üle Eesti. Ja samamoodi müüme oma tooted Amazonis. Mina siis ise enda poolt ka, et nagu ma ütlesin, ma olen Signe.
ja minu selliseks tegevusvaldkonnaks on meeskondade juhtide arendamine ja koolitamine ja just tööandja brändingu valdkonnas ja kuidas läbi teadliku persoonibrändi arendamise meeskonnas turunduskulusid ühelt poolt kokku hoida ja samas mõjukust levitada. Lisaks olen iseenda boss kalendermärkmiku, et inimesed võtaksid väga teadlikult enesearengu teema fookusesse, sest et kõik tähtsad otsused ja muutused saavad alguse enesearengust. Aga tahtsime öelda meie organisatsiooni tutvustuseks, et Eesti ettevõtlike naiste organisatsioonis on 8 klubi. Nendest 4 on siin Tallinna piirkonnas ja 4 siis üle Eesti, Narvas, Pärnus, Tartus ja Võrus. Ja Eesti ettevõtlike naiste organisatsiooni eesmärk on inspireerida naisi ettevõtlusele ja ettevõtlikkusele. Nagu te nägite, naised on tõesti ettevõtlikud ja ei ole vahet, kas see naine või mees, aga kõik on alati võimalik. Aga tulles nüüd tänase teema juurde, siis ettevõtte arendamisega alati tekivad erinevad ohud, komistuskivid ja nagu ma ütlesin ka, et me räägime ettevõtluslõksudest. Ja need 4 ägedat naist on täna kokku põrkanud siis selliste erinevate lõksudega, kes ühega, kes mitmega, kohe saab neist kuulda. Nii et Egle, mina tean, et sul on üks selline põnev lõks, millega sina igapäevaselt heas mõttes maadleda. Mis lõks see on, millega sina toimetad täna praegu ja lahti mõtestad seda teemat? Jaa, ma tahaksin olla alustuseks natukene provokatiivne ja öelda, et ma arvan, et me ise oleme oma ettevõtte kõige suuremad stopperid ja lõksud ja pidurid. Kui meil on hirmud peal, kui meie ei taha liikuda edasi, siis ei saa meie ettevõtte meist sõltumatult teha häid tulemusi. Ehk siis, kui ma olen alustava ettevõtjana pannud tööle mingisuguse teenuse või tootmise suuna, mul käive on, mul mingid kliendid on, mida mina teen? Kui ma teen 10 korda järjest samasugust tööd, siis ma pean tegelikult mõtlema, et okei, mul mingi süsteem juba toimib, kas ma äkki peaksin ennast siit süsteemist välja programmeerima ja selle asemel, et teha korduvaid tegevusi, võtta juurde uusi turge, uusi tooteid, uusi mingisuguseid nišše juurde leiutada oma kompetentsile vastavalt. Kui ma valin seda mitte teha, jääda klienditeenindusse kinni, jääda kodulehe mudimisse kinni, jääda Google'i reklaami timmimisse kinni, siis ma ei leia tegelikult uusi teenimisvõimalusi. Ja kuidas ma saan kasvada? Paraku see ei tule ilma abilisteta. Kõigil on 24 tundi ja kõige hõivatuvamad inimesed maailmas üleüldse ilmselt on ettevõtjad, eriti veel kui ettevõtjad on naised ja veel emad, siis meil ei ole vaba aega. Meil on tõesti vaja abilist. Ja kui sulle tundub, et okei, mul on tööpäev on juba 20 tundi, et 4 tundi magan ja ülejäänud aja teen kõiki asju, mul lihtsalt ei ole aega, et võtta endale kedagi tööle, sest see ju tähendab, mul on vaja struktuure, mul on vaja teda välja õpetada, mul on üleüldse vaja see inimene kuskilt leida, siis ma ütleks, et see on perfektne aeg, millal endale keegi võtta, sest et sa oled juba nii küpse, kui sa jätkad niimoodi, nagu sa oled varem jätkanud, üksinda 20-tunniste tööpäevadega, siis sind lihtsalt ei ole kauaks, sinu ettevõte kaob maa pealt ära, sest see ei ole jätkusuutlik. Ehk siis kuu aega pingutust, leida inimene, treenida välja, kirjutada mingisugused juhendid ja sinu kui ettevõtte juhi roll on astuda välja korduvatest tegevustest ja otsida uusi käibe- ja teenimisvõimalusi oma ettevõttele üha juurde ja see tähendab, et sa tuled mugavustsoonist välja, mina ettevõtjana tulen mugavustsoonist välja, meie tiim on täna 6-7 liikmeline. Iga kord, kui me palkame oma tiimi kedagi juurde, siis mul on hinges hirm, et ma ju vastutan selle inimese eest. Ma pean tagama, et tal on tööl tore, tal on tööl midagi teha. Tema töö on mõtestatud, ta õpib, ta kasvab, ta areneb inimesena ja see hirm tuleb kohe mulle sisse, aga ma olen teadlik sellest, ma tean, et see on üks normaalne viis, kuidas ettevõtte elukaar lähebki, et ettevõte kasvab. Kui sa leiad juhina uusi teenimisviise, siis see paratamatult tähendab, et sul ettevõte kasvab, sest tööhunnik suureneb, mida rohkem käivet sul tekib. Kuidas sa selle lõksu ise nimetaksid? Mis lõks see on siis, millest sa praegu rääkisid? See on omaniku lõks. Sina kui omanik oled tegelikult oma ette kasvu kõige suurem lõks. Ja, aga kas sa arvad, või kuidas sa ise märkad, et kas see lõks on kas see on sinu ainuke lõks või sul on ka mingisugused teisi lõkse, mis on natuke sarnase kuidagi selle teemaga seotud?
Psühholoogilise poole pealt on kindlasti nii-öelda, mis on normaalne, kui palju käivet on minu ettevõttes normaalne teenida, kui mitu toodet on mul normaalne nii-öelda välja töötada. Kunagi, kui ma alustasin, globaalses mastaabis liiguvad lihtsalt hoopis teistsugused summad, siis ma olin enda jaoks kuskile vaimselt pannud piiri paika, et üle $40,000 käivet teha kuus on juba väga palju, sealt edasi toimetavad suured tegijad, mina olen väike tüdruk väiksest külast, elan väikses riigis, mis ma siin teen. Ja tuli see $40,000 kuukäivet kätte ja siis mõtlesin, mis siis nüüd saab. Ja reaalselt ma olin hirmul, sest see asi läks kuidagi kontrolli alt välja, sest ma olin otsustanud ära, et kontrolli all on asi siis, kui ta on kuni 40,000. Ja ma mäletan, ma läksin magama kuu aega järjest selliste mantratega, et 60,000 on okei, 65,000 on okei, 70,000 on okei, 100,000 on okei. Et harjutada iseenda mõtte universum ära uue normaalsusega ja need uued normaalsused tekivad üha uuesti, mida rohkem sinu ettevõte liigub edasi. Ehk et ühelt poolt on see selline nagu kartus edu ees, kas ma võiks ka nii öelda? Kartus, see on hästi vastuoluline fraas, kartus edu ees, aga omanikuluks, kartus edu ees, need on tegelikult mõlemad vastuolulised ja samas ma tahaks näha ettevõtjad, kes ei maadleks alateadlikult või teadlikult nende lõksudega. Ma arvan, et me kõik kolistame neid ämbreid. Kui sa vaatad meid ja kuuled neid kahte asja esimest korda, siis ole teadlik. Alustad ettevõtlusega, sul tuleb omanikulõks, sul tulevad hirmud kasvamise peale. Sa oled teadlik ja kui sa oled teadlik, siis sa saad nendest hirmudest kiiremini üle. Minu üks tähelepanek on see, et kui ma hiljuti rääkisin ühe naisterahvaga ja küsisin, kuidas tema e-poes tooted müüvad. Ja siis ta ütles, et jaa, et päris hästi läheb, aga et kui nüüd saaks selle veel sellise 10% pealt 15-20 peale, küll siis oleks hästi. Siis ma küsisin, kas sa tõesti rohkem ei taha müüki kasvatada. Ehk me tihtipeale ka mõtleme ise väga väikeselt. Ehk et siin on see mõttekoht, kuidas seda julgust ja nagu Egle just tõi näiteks ka, et 60,000 on okei, 65,000 on ka okei, 70 on ka väga hea. Ehk et seda julgelt oma mõttemaailmaga ka mängida. Nii, aga Kristel, millise lõksuga sina täna toimetad, mis on sulle selliseks võitlusväljale? Ma olen Eglega absoluutselt nõus, et omanikuluks on, ma arvan, meile kõigile selline paras pidur ja sellega maadlen mina ka tõepoolest igapäevaselt. Et alustaval ettevõttel on ju alati selline tunne, et mina pean kõike tegema, ma pean rabelema 7 erineva nii-öelda ameti peal ja ma pean kõike üksi kindlasti tegema. Et siin ma kindlasti soovitan vaadata ikkagi väljapoole, üritada sisse osta võimalikult palju neid teenuseid, mida on võimalik ja mida sa ise võib-olla nii hästi ei tee. Ja kus sa saad oma aega kokku hoida, sest sinu aeg on ikkagi kõige kallim. Nii et kindlasti omanikulõks, see on selline suur ja pidev lõks, millega ikkagi ma maadlen siiamaani, eks ole. Ja ikkagi on võimalik leida neid lahendusi, tuleb natukene maha istuda ja vaadata, sellepärast, et muidu läheb see pilt liiga nii-öelda detaili oma ettevõtte kohta, et sa kaotad ära selle suure pildi ja sinu aeg, mis oleks äärmiselt vajalik just selle ettevõtte kasvatamiseks, strateegia tegemiseks, nii-öelda ettepoole vaatamiseks, see kulub sul kõik väikeste pisiasjade peale ära. Nii et selline väike nii-öelda paus, üle vaadata ja siis leida siis need võimalused, et endale tekitada seda aega. Ma siin toetaksin Kristeli mõtet, et kui ma mõtlen, et ettevõtjana mul ei ole ju kunagi pausi aega, siis ma olen kogenud seda, et need nii-öelda majad või kuurid või garaažid, mis peavad maha põlema, nad põlevad maha, sellest ei hullu midagi. Mõni asi jääb tegemata, mõni tähtaeg jääb saavutamata, mõni trahv tuleb kaela. No ega sellest midagi ei juhtu, keegi ei tule sul nagu nuga kõrile, et nüüd on elu läbi, eks ju, midagi ei juhtu, sa lihtsalt harjud selle normaalsusega, et jah, mingisugusel hetkel ongi mega palju töid teha, mingisugused asjad jäävadki tegemata ja sa pead harjuma mõttega, et on okei, et mingid asjad on tegemata.
kuigi tublide 5-liste tüdrukutena ilmselt, nagu me kõik oleme, ei ole ju okei, et midagi on tegemata, aga tegelikult on okei. Aga Kristel, küsin sinu käest veel seda, et mis sa ise tänaseks teinud oled, et mis on need 1, 2, 3 asja, mis sa teistmoodi teinud oled, mis on andnud natuke sellest nagu võimalust välja liikuda omaniku lõksust? Sellised nii-öelda väiksemad ülesanded olen andnud endalt ära, et no ütleme raamatupidamine, mida on täiesti mõistlik, et teebki raamatupidaja, mida mina ei pea ju ise tegema, et miks ma pean seda punnitama. Et anda see ära, siis võtta endale muidugi töötaja, kes aitab igapäevaselt toota, et on ju ka nagu ebamõistlik, et ma toodan päevast päeva üksi ja samal ajal müün ja samal ajal turundan ja teen kõike muud. Aga kui keegi mõtleb nüüd selle peale, et aga kui mul ei ole veel piisavalt raha, et seda töötajat palgata, mis on variandid? See ongi suur probleem ja see on ka hirm, eks ole, omaniku hirm, et ma ei suuda seda töötajat üleval pidada. Aga kui tööd on ju palju ja ikkagi seda kasvu on näha ja käive kasvab, siis peab olema võimalik ka endale see töötaja niimoodi riskima, jah. Meil naiste seas tekkis väga huvitav diskussioon, et kas mina ettevõtja arendajana, loojana, kasvatajana, missugune peaks olema minu palk. Kas ma peaksin olema mugavustsoonis nii-öelda väärtustama ennast rahaliselt esimeses prioriteedis või on mingisuguseid muid kombinatsioone ja siin ei ole õiget ega vale vastust. Täna mõned meist väärtustavad ennast väga mugavalt rahaliselt ja mõned meist väärtustavad ennast nii-öelda, et sul on võileib ja pasteet on olemas, aga no rohkem eriti palju ei ole selles kasvufaasis. Ja kus saab pakkuda juurde nii-öelda tuge iseendale ja väärtustamist, on tegelikult kõik mitterahalised viisid. Mina näiteks kasutan puhkepäev, jah, täiesti luksuslik asi tegelikult. Mina kasutan väga palju meditatsiooni, see on meeletult hea enda väärtustamise koht, sest nii kui sa teed jälle mingisuguse pooletunnise meditatsiooni ära, sul on nii hea olla, sul pea on selge ja see ei maksa mitte midagi. Kõik selline mitterahaline jalutuskäik, hea vestlus sõbraga, vaatad head filmi ja tegelikult on ka mitterahaline väärtustamine see, kui sa sel õhtul, mis sa puhkad, sa reaalselt, sa ei tee arvutit lahti, ka see on enese väärtustamine, et sa ei ole oma ettevõtte ori ja selles oravarates liiga palju kinni. Just, et ma olen kuulnud päris mitmeid ettevõtjaid, kes ütlevad, et ma ei puhka isegi nädalavahetusel, ma teen alati mingisugust tööasja, aga ütleks selle kohta, et ühelt poolt, kui ettevõtja ei võta endal isegi nädalavahetust, kas või ühte puhkepäeva, siis ma ütleks, et inimene ei väärtusta iseennast ja iseenda mitteväärtustamises tekivad väga palju konflikte, mis ühelt poolt väljendavad siis ettevõtte mittekasvus, eks ole. Ja mittekasvus ka selle koha pealt, et ega sa selle kütusega kaua ei pane, et meil paraku uued, see on teaduslikult tõestatud, uued ideed, uued käibe sellised säravad ideed, need tulevad puhkehetkel, nad tulevad siis, kui sa vahetad keskkonda. Nii et kui me seda endale tööpäeva või töönädalasse sisse ei kirjuta, siis me võtame ära endalt võimaluse areneda, edasi liikuda. See ei ole jätkusuutlik, jah. Ehk et ettevõtte kõige tähtsam töötaja on omanik ise ühelt poolt, ehk et ta väärtustaks ennast, annaks võimaluse kasvada ja areneda, küll siis saab neid muid süsteeme ka juurde hakata looma ehk. Nii, Kristel, kas sul on mõni mõte veel? Käibelõks, see on nüüd veel üks selline lõks, mis meid ähvardab. Ühest küljest on siis käibelõks selline, et kui ettevõte on juba saanud niimoodi jalad alla, on kasvufaasis, siis me tekitame talle selliseid nii-öelda natukene mõttetuid kulusid, et võib-olla on meil mingi sotsiaalmeedia reklaam kuskil jookseb, mida me võib-olla ta ei ole mõtestatud, ta lihtsalt kuskil on seal. On jäänud mingi tellimus kuskile ülesse, et me nii-öelda ei loe enam seda raha võib-olla niimoodi, et siis tuleks need asjad kõik üle vaadata. Teisest küljest on omal nahal kogetud siis selline lõks, et see oma ettevõtte ja äri on nii armas ja nii oma lapsukene, et me võime olla nagu ülihoolitsevad. Ehk siis ma ostan nii-öelda oma raha eest ettevõttele vahendeid. Et see ei ole küll nii-öelda suur probleem, aga tegelikult ei ole see mõistlik. Just selles mõttes, et ettevõte peab saama hakkama oma kulude, oma vahenditega ja ostma siis endale ise need
materjalid, vahendid, masinad, mida tal vaja on. Et ei ole vaja ka liigselt nii-öelda poputada. Okei, väga hea. Nii, Liisi, räägi sina oma lõksust. Ma tean, sul on ka selline natuke teistsugune lõks, mis on tekkinud selle kevadega siin. Ja ma ütleks alustuseks kohe ära, et 6. tegutsemisaasta jooksul, kui ma nagu olen enda jaoks mõtestanud lahti neid lõkse, siis neid on väga palju. Osad on ületatud, osad on ületamisel. Neid tekib tegelikult igapäevaselt, sa võid endale neid juurde ka tekitada või siis pigem on see, et need on, aga sa avastad neid. Eks see teadlikkus oma käitumise, oma juhtimisstiili, oma kogu organisatsiooni kujundamise, inimeste nagu hindamise ja kõige selle kallal, et sealt iga päev on võimalik midagi avastada ja midagi arendada. Samamoodi käibelõksuga tahtsin lisada veel seda, et lisaks sellele, et ütleme, kui ettevõte on jalad saanud alla, aga see on ikkagi nagu väike ettevõte, sa oled alustanud seda kas või mina oma isa kapitalil, kahjuks teda enam meie hulgas ei ole, aga sellegipoolest on see vastutus nagu väga suur olnud ja siiamaani on ning kui ütleme, ettevõte tahab ennast edasi arendada, siis me jõuame järgmise lõksuni ehk siis koroonalõks ja käibelõks koos. Et praegusel hetkel isegi kui ettevõttel oleks vahendeid või tal on nagu idees olnud, plaanis olnud ennast kasvatada, arendada, aga siis seistakse nagu sellel veerel, et sa ei tea, mis tulevik toob. Ehk siis koroona. Kevadel samamoodi, et ütleme, toitlustussektoris on nagu nii, et ütleme, suvel on see periood, kus karu käib metsas marjul ja sööb endal talveuneks kõhu täis. Siis samamoodi, see on põhimõtteliselt toitlustuses täpselt nii ja enam-vähem käivetega. Et põhiline elu siiski Eestis toimub siis, kui on ilusad ilmad, kui inimesed liiguvad, puhkavad, loomulikult ka aasta sees on teised väljundid, aga ütleme, kui me räägime toitlustussektorist laiemalt, siis see on see pilt, mida me näeme, et miks on väga paljud sektorid hetkel kinni ja miks näiteks turism on nii, turismi puudumine on mõjutanud siis, just välisturismi puudumine on mõjutanud nii väga praegu kas Tallinna vanalinnas olevaid ettevõtteid ja üleüldse üle kogu Eesti ettevõtteid. Ehk siis meelelahutus ja kõik see tõmbab nagu tahaplaanile. Samas need ettevõtted, kui me räägime kas või mingi üritusturundusest või sealt ka laiemalt turundusettevõtetest, kes peaksid nagu tegema investeeringuid või kas ettevõte üldse praegu tahab ennast turundada, kas ta tahab praegu üldse üritusi teha, kas see on üldse võimalik. Ehk siis kõik on nagu küsimärgid igale asjale taha pannud ja seetõttu on praegu kurb see, et jah, me oleme kriisis, aga kas selles hetkes peaks praegu arenema, kui ühtepidi nagu loogika ütleb, et need võimalused seda teha on mingis mõttes kergemad, aga samas võib-olla tekib käibekapitali lõks, ehk siis see, et sa finantseerid sellega oma investeeringuid, kuid võib-olla ühel hetkel tuleb mingisugune kinnipanemine jälle kuskilt pidi veel rohkem, et siis see investeering on lihtsalt nii-öelda korstnasse kirjutatud. Et kui võib-olla suured korporatsioonid saavad seda endale lubada, et riski me paneme siia raha, siis nagu selles suhtes isegi 5-kohalise numbri käibega ettevõtetel on võib-olla hetkel seis see, et ta ei tea, kas ta on valmis seda riski võtma, sest et sa siiski nagu vastutad oma töötajate eest, sa soovid, et neil oleks jätkusuutlik võimalus käia tööl, soovid, et su ettevõte oleks jätkusuutlik, et kas siis küsimus ongi see, et kas pigem oodata investeeringuga ja keskenduda sellele, mida saab nii-öelda praegu mingi teistmoodi nii-öelda kastist välja mõeldes ära teha veel või riskida ja pärast šampust juua või siis käsi on seal samuses, et nagu
kunagi ei tea, onju, et kas joppab või ei joppa, onju, pärast oleks selle pasteedi ja leivaga jälle tagasi, onju. et kunagi jah, et seda nagu, ma arvan, et see otsus on paljudel ettevõtetel praegu raske ja eriti ka nendel, kes on alles saanud oma jalad nagu alla. Et kes just võtsid vahetult enne koroonat uued töötajad endale ja pidid töösuhted lõpetama või üldse ettevõtte kinni panema pärast seda, et selles suhtes, mida ma oskan öelda, mida mina teen sellistes olukordades, on see, et kui koroona tuli, siis minul isiklikult oli 2 aastat tagasi, alates kui mu isa suri ära, selline pöörane, halvas mõttes pöörane aasta, mis olen ka läbipõlemist teinud, aga sealt tuli ka väga palju õppetunde. Aga kogu seda asja läbi kogedes, kui koroona nagu see eriolukorra teade tuli, siis ma lihtsalt otsustasin, et okei, esiteks me ei paanitse, nagu me lõpetame selle paanika kohe ära, see ei vii mitte kuskile, selle kunagi viinud, see ei hakka ka viima. Hirmud, teadvustame need ära, ehk siis mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Pankrot tõenäoliselt. Ehk siis jah, ja see, et sa pead võib-olla inimesi koondama või midagi sellest tegema, see on kõige hullem, aga see ei ole konkreetselt maailma lõpp. Et selles suhtes mingi lahendus on ikka ja kui on nii, siis tuleb ettevõtte kinni panna, uus teha. Loomulikult see on väga raske emotsionaalselt ja igast eri vinklist, aga nagu selles suhtes, it is what it is. They say. Et kui on selline olukord, siis elu on kogu aeg muutumises, seda tuleb lihtsalt aktsepteerida ja nende muutustega ise kaasas käia, et ei saa sinna jääda, et ei, mulle ei meeldi see koroona, ma teen kõike nagu nii, nagu mina tahan, aga paraku, kui sul on ikkagi 0 inimest, kõnnib su ukse taga, siis sa ei saa midagi teha, sa pead nagu võtma arvesse seda, et jah, et sihuke olukord on ja mõtlema, mida siis teed. Ja säilitama rahu ja üritadagi mõelda nagu selles suhtes kastist välja ja aktsepteerida seda olukorda, et okei, asi on kriitiline, seda võib-olla arutada ka teiste ettevõtjate või sõpradega ja nõu ja abi küsida, et selles suhtes praegu on see koht, kus nii ettevõtjad kui ka kogu Eesti rahvas saab tegelikult üksteisele rohkem toeks olla, rohkem lihtsalt kõik nagu kokku tulla ja nagu mitte füüsiliselt võib-olla siis, aga siis kas või nii nagu praegu virtuaalselt, onju, et oma mõtetes kokku tulla ja telefoniliinid on endiselt avatud, onju, et sotsiaalmeedia samuti, et see ei ole ära kadunud ja me saame üksteisele abiks olla ja aidata. Mulle kangastus kohe pähe siin tegelikult üks lõks, mida me üldse ei rääkinud. See lõks on see, et me arvame, et meie elu peaks olema turvaline ja ettearvatav. Tegelikult see on lõks. Ettevõtja elu ei ole turvaline ega ettearvatav. Me olemegi ettevõtluses selleks, et tuua uusi asju turule ja see toob kaasa, et meie iga päev on erinev kui eelmine päev. Ja Liisi tõi väga hästi välja, et selles olukorras on vaja aktsepteerida, et see on normaalsus, meie elu ongi etteennustatav. Ja iga päev me leiame uusi lahendusi uute situatsioonide keskel. See on täiesti tavaline. Selle kohta võiks öelda, et kõik on alati välja mõelda. Ettevõtja on see, kes neid probleeme lahendab ja oskab neid uusi nagu, kas siis välja asju mõelda. Aga Liisi, ma tean, sa oled väga selline põhjalik ja süsteemne ja väga selline analüütiline, et võib-olla siin keegi kuulab sind ka praegu ja ütleb, et aga mida sa siis teinud? Ehk et üks nagu hea soovitus, mis on aidanud sul ühelt poolt, et sa täna pole pankrotis, vaid sa oled täna edukalt oma ettevõttega stabiilselt nagu turul olemas. Pehme maandumise teinud. Pehme maandumisega, et mis on see, mis sa hästi oled teinud? Mis on see, mis ma hästi olen teinud? Ma arvan, et number 1 on, kui ma vaatan siin oma mõnda kolleegi, kes paanikas võib-olla rapsivaid otsuseid hakkas vastu võtma, siis number 1 ongi see, et säilita rahu, säilita see positiivsus ja süsti seda ka oma inimestele, sellepärast, et nagu sellistes olukordades on hästi nagu, mis kasu sellest on, kui me kõik pea käte vahel hakkame mingi oi kui raske, no Jesus Christ, vahepeal ongi elu raske,
et siin on võib-olla palju rohkem mingeid võimalusi või ongi nagu tekivad sellised nagu võimalused sellest, mida sa ei näe praegu. Ja sa näed ka tegelikult selles olukorras ülihea asi on see, et näeb ära, kes on tõesti õiged inimesed, kes on õiged partnerid, kes on nagu, et lojaalsus tuleb selles kriisis väga hästi ka välja samuti ja kuidas üldse inimesed ja äripartnerid käituvad. Et nagu see toob väga palju selgust, mida mina olen teinud, et selles suhtes hoida oma inimesed jätkuvalt nagu iseendaga koos tiimis ja mitte panna nende õlule seda raskust ja hirmu. Et mingil määral teha nagu, rääkida asjadest nii, nagu nad on, aga samas hoida ka seda nii-öelda positiivset joont, et tegelikult lõppude lõpuks kõik möödub nagu. Ei ole kunagi mitte ühtegi asja, mis ei ole möödunud ja küll me sellest nagu koroonast tekindatud piirangute kahjust ka kunagi läbi saame. Et karta ei maksa, tuleb rahulikult võtta ja iga päev on eriline uus, et siin tuleb võtta lihtsalt kõikidest võimalustest kinni, mis antakse. Ma ei tea, kuldsed sõnad, Liisi, aitäh sulle sellest. Nii, ja Kirti, räägi sina nüüd ka, mis lõks on see, mis sinul aeg-ajalt niimoodi varieerub? Ütleme ausalt, naised rääkisid nii palju head juttu, et kui ma võtan praegu ise, mõtlesin enda lõksude peale, siis ma olen väga paljude erinevate lõksudega kokku puutunud, nii omanikulõksudega, käibelõksudega, erinevatega. Aga praegu, mis on kõige rohkem, millega olen kokku puutunud, on siis omanikulõks ja kui ma meenutan 3 aastat tagasi, millal ma ettevõtte lõin, siis ma tohutult rapsisin. Ühed poole, teisele poole, kolmanda pidi, mõtlesin, et kõik saab ise ära teha. Loomulikult ma võtsin endale ka tiimikaaslased, aga ikkagi mõtlesin, et rohkem, kui ma ikkagi teen 15–18 tundi ööpäevast tööd, et siis juba äge. Asjad saavad tehtud. Tänu sellele tegelikult, et ma sain sellest aru, et kui ma ei muuda oma suhtumist iseendasse, iseenda väärtustamisse, siis mul asjad ei lähe nii. Mul läks tegelikult hästi, mul ettevõte iga aasta kasvab ka sellel aastal. Aga just see suhtumise muutmine iseendas, iseenda väärtustamisse, oma aja planeerimisse ja inimeste palkamine ja teenuste sisse ostmine. Mina just Bimooriga, meie ostame teenuseid sisse, ehk siis, et oma aega paremini planeerida. Mäletan esimest aastat, kus ma mõtlesin igast logistiliste lahenduste peale ka mõndades, et tegin kõik ise ära. Mõtlesin, pole midagi, 5 minutiga jõuab, küll ma teen tehtud. Tegelikult ma ei mõelnud, palju minu tund reaalselt maksab. See oli palju kordades, palju kallim, kui ma oleks selle teenuse võinud sisse osta. Ehk siis on niisugune pisike omanikulõks, aga omanikulõksust ma olen juba, ütlen ausalt, olen juba päris heal teel, et juba edusamme teinud, et praegu ma maadlen pigem siis turulõksuga. Ja turulõks on siis selline tore lõks, et peas on erinevad hirmud. Et ma tegelikult müün 92%, 90%, sõltuvalt kuust 94% koduturul, üle 300 müügikoha, päris kenad müüginumbrid, aga nagu olen nagu Eestis. Tegelikult mul on selline bränding, sellised tooted, ma võiks ju ammu kuskile mujal juba müüma hakata. Ma olen mõned korrad nagu proovinud ka alguse aastatel Saksamaale ja siis nagu ei läinud nii hästi, siis ma nagu katkestasin, jälle tekkis hirm. Liiga palju raha peab alla panema. Ehk siis tegelikult milleni ma tahan jõuda on see, et minu enda see firma turulõks on seotud minu endaga, minu hirmudega, et kui ma lähen kuskile mujale eksportima, siis see võtab mult liiga palju nagu raha, liiga palju aega ja kas sellel turul on võimalik edu saavutada, sellepärast, et seal on juba nii palju neid erinevaid tooteid. Aga sellel aastal, paar kuud tagasi ma tegin enda jaoks plaani. Tegin plaani, et ei ole midagi. Koroona õpetas ka, ütleme niimoodi, et koroona õpetas ka, et tuleb vaadata väljapoole. Tuleb vaadata väljapoole, et mitte ainult Eesti turule tegutseda. Ja plaan on siis tegelikult selline, et kuna ma praegu juba müün ka ligi 2 aastat Amazoni,
müün erinevatel ehk siis Euroopa platvormil, aga müün Saksamaale ja müün Itaaliasse, müün Prantsusmaale, Hispaaniasse, Inglismaale, aga mahud on küllalt väikesed, protsendiliselt 3-4% minu käibest kuus. Tegelikult mu toodetes on palju rohkem potentsiaali Amazoni platvormi jaoks ja ma otsustasin seda, et ma võtan endale ettevõtte, kes siis aitab tegelikult seda Amazoni müüki mul palju paremale tasemele viia. Nii et selle ettevõttega ma alustan siis järgmisel kuul, ehk siis täna on oktoober, novembrist hakkan pihta. Ühe sammu olen juba ära teinud, ehk siis selle turulõksu suhtes. Mis on teine samm, mis ma olen teinud oma turulõksu suhtes, et parandada seda positsiooni, et ma ei oleks ainult Eesti turul, on siis see, et mul on praegu juba esimese saadeti saatsin Rootsi turule, et siis tegelen tegelikult aktiivselt juba ka Rootsi turuga. Ja kolmas samm on tegelen ka Saksa turuga, et praegu oleme võtnud Berliini piirkonna oma esindajaga, kes mul on üks siis tegelikult, ma ostan sisse teenust, mul on siis edasimüügi teenus, kes siis müüb minu tooteid edasi siis Saksamaale. Ja neljanda sammuna on siis see, et ma ei ole veel taotlust sisse viinud, aga ma plaanin viia. On siis ekspordiprogrammi mentorlus, ehk siis ma tegelikult tahan võtta endale sihtturu mentorluse, et müüma hakata siis Araabia turgudele, ja selle jaoks ma tahan osta sisse teenuse endale, kes siis aitab minu ettevõtet, minu toodet viia siia Araabia turule. Aga see on siis nagu, see on plaan alles. Aga vaiksed sammud lähevad seda turulõksust, on võimalik juba vaikselt mööda hiilida, et ma loodan selle aasta lõpuks, et oma ekspordipotentsiaal on üle 10% ja järgmiseks aastaks 25% on mul nagu eesmärk, mida saavutada. Väga hea. Kui me nüüd kuulavad siin ettevõtjad, kes on ka kuskil nagu arengufaasis ja võib-olla tekkis ka nagu arusaam, et äkki mina olen ka mingisuguses lõksus, et kuidas võiks üks ettevõtja aru saada kõige paremini, et missuguses lõksus ta on, et mis küsimusi ta endale küsida võiks? Küsimused teile, et millega saaks paremini inimene aru, et missuguses lõksuga tema täna toimetamas või kuhu see fookus peaks olema, et aru saada, et kus see komistuskivi kinni on jäänud? Ma kõige lihtsam on alustada sellest, et kui sa vaatad iseendasse ja sul ei ole hea olla, kus see esimene king pigistab, kus mul esimene hirm vastu tuleb. Hirm või probleem. Hirm võib olla selle ees, et ma ei julge minna Berliini turule või siis on teine asi, et ma lihtsalt ei jõua tööd ära teha. Ja tegelikult ilmselt see kõige suurem hirm või probleem on sul nina all, sa lihtsalt oled valinud sellega mitte tegeleda, olles kinni omaniku lõksus, ehk siis tuleme tagasi, kui kala läheb halvaks, ta läheb halvaks peast. Ärme siis ole need pead, kes lähevad halvaks. Ma ütleksin juurde ühe sellise võib-olla lihtsama harjutuse, kuidas seda realiseerida ka, et sa märkad neid asju. See, et kui sa mõtled endast kui, ütleme, ma ei tea, potentsiaalsest investorist või siis ettevõtte omanikust, kes on juba nii, et ta on nagu pensionile läinud nii-öelda, et ta ei tegele, tal on juba nõukogu, tal on juhtkond, kõik need ja siis tal on see tegevjuht seal ees. Sina oled see tegevjuht. Aga kui sina vaatad iseennast kõrvalt selle omaniku või investori pilgu läbi, kas sa näed, et selle ettevõtte kasvu või arengupotentsiaal või see, kuidas ta liigub, on õige? Kas see on maksimaalne või kas seda pidurdab selle ettevõtte juht? Ja kui sa näed, et seal on mingid pidurid, siis hakka mõistma, mis need pidurid on. Kas seal on juhil on mingi hirm, kas tal on mugavustsoon, kas tal on see, et ta on jõudnud mingisuguse, nagu osadel ettevõtetel tekib see, et nad jõuavad mingisugusesse nii-öelda kasumifaasi, kus nad hakkab hea elu meeldima, pannakse kogu ressurss kuskile mujale, siis ei tegeleta enam ettevõtte juhtimise ja arendamisega, jäädakse, selle kohta on ka väljend nii-öelda, et jäädakse loorberitele puhkama. Seda 90-ndatel alustatud ettevõtted kohati, ma ütleksin, Eestis väga suures osas teevad seda, et kõik on natukene selline aegunud, mõtteviiside koha pealt just enam suuri riske ei taha võtta, meil on ju hea turvaline siin tiksuda, aga tegelikult maailm on kogu aeg muutumises ja kui sinu ettevõte ei ole nagu jätkuvalt muutumises, kui sa ei lähe nende arengutega kaasa,
siis mõtle lihtsalt sellele, et kas see programm on jätkusuutlik ja kas ka see, kui mõned ettevõtjad suudavad iseenda ettevõtte ära hävitada sellega, et nad panevad erinevaid isiklikke kulusid, just väikeettevõtted, OÜ-tamine nii-öelda Eestis, panevad enda isiklikud kulud ettevõtte kuludesse, siis kas see on ettevõttele parim? Kas see on, miks üldse ettevõtet teha? Et kas me tahame rajada iseendale töökohta või me tahame ettevõtet ja me tahame ettevõttele väärtust kasvatada? Kui me tahame ettevõttele väärtust kasvatada, siis ettevõtted tuleks nagu hoida ja kasvatada ja arendada, mitte selle küljes nagu vampiirina kõik välja imeda, et kõik, mis tuleb, on nagu, et need rahakotid kipuvad mõnikord Eesti ettevõtjatel sassi minema. Aga küll seda teadvustades ja sellele küsimusele mõeldes, et kumb on siis olulisem, et sellele ka leiab nagu lahenduse. Ja ma tahtsin just Liisi sinu selleks lõpetuseks või nagu mõtte lõpetuseks öelda, et on kaks nagu erinevat asja. Üks oled sina ja teine on sinu ettevõte. Ja mina nagu näen ka, et kogu aeg aetakse, need pannakse ühte potti ja mõeldakse, et ühelt poolt sa küll oled oma ettevõtte nagu esindaja, aga siiski, et nagu on nagu füüsiline keha, eks ja oled sina, et see on see suur mõtteviisi vahe, aga ma olen ka tähele pannud, et selle mõtteviisini mõnikord inimesed jõuavad nagu pikema progressi käigus, nii et kindlasti see väärib nagu lahti mõtestamist. Ma arvan ka, et see on hästi sage viga, kus alustavad ettevõtted on, et nad tõmbavad võrdusmärgi enda ettevõtte ja enda isiksuse vahele ja nad ei saa üldse aru, et tegu ei ole sama asjaga, tegu on kahe erineva asjaga ja ettevõtte huvid on hoopis teistsugused sinu isiklikest huvidest. Ja kui ettevõte ei kasva, siis ta ei kasva nendel põhjustel, millest me täna siin rääkinud olemegi poole tunni jooksul, et siin on erinevad lõksud, mis tegelikult tulenevad sinust endast, ehk siis sina oled see, kes teed su ettevõttele liiga. Kirti, on sul mõni mõte veel? Mul on ma praegu mõtlesin enda jaoks, ütleme, kõik läbi isikliku kogemuse. Et mina olen enda jaoks, ütleme, need oma lõksud saanud nii teada, et reaalselt olen nagu küsimused püstitanud iseendale. Ma olen küsimused püstitanud iseendale ja olen need küsimused nagu läbi kirjutanud. Ja siis olen uuesti vaadanud neid, mõtestanud ja mõnda asja olen uuesti läbi kirjutanud. Et see on tegelikult aidanud mul jõuda tegelikult nende vastusteni. Kirjutamine aitab palju paremini selgust saada, sest et vahepeal pea ei aita nii hästi, vaid on vaja nii-öelda kirja panna. See on mind aidanud. Ja mina ütleks, et kui ma nagu kõigi teid kuulan ka, siis ühelt poolt, et saaks reaalselt tegutsema hakata, siis ikkagi see teadlikustamine on see esimene samm, et saaks mingisugused muutus üldse ellu kutsuda. Ja mina ise olen ka ikkagi see, et kui väheke nagu mingisugune segadus tekkinud selle ettevõtte majandamisega, siis väga võimas vahend on see, et võtadki endale klassikalise valge A4 ja hakkad kirjutama, et mis see probleem on, mis on see minu mõte ja võib-olla natuke settida ja siis see lahendus tegelikult tuleb alati sinu sees ka välja. Aga kui ma nüüd kuulasin, siis ka tundub, et see ettevõtja elu ühelt poolt on nagu äge, väljakutsete rohke, aga teiselt poolt on see, et see tööde list on nagu lõputu, et sa ühe saad maha tõmmata, et kuidas selle mõtteviisiga teie toimetate või kuidas see mõtteviis on, et kas õhtul saate ka rahulikult magama minna või kogu aeg on mingisugune selline kerge vibratsioon sees, et mõni mõte, kuidas seda ideestikku lahti mõtestada, et mida siis teha? No inglise keeles on selle kohta ju väga hea väljend, et working in your business, selle asemel, et working on your business, eesti keelde tõlkinuna on ta siis, et kas ma töötan ettevõtte kallal, mis on ideaalne pilt, või ma töötan ettevõtte sees. Kui see mõtteviisi muutus iseenda sees ära teha, siis perspektiiv langeb paika, ehk siis sa ei ole enam töötaja iseenda ettevõttes, vaid sa oled ettevõtte arendaja. Mind on see väga palju aidanud. Väga hea mõte. Aga me kõik jõuame sinna erineval ajal, eks ole, et me alustame oma ettevõttega ja me kõik areneme temaga koos. Nii et see võib võtta ka aega. Ja võtabki. Küsimus uuesti täpsustada. Et kuidas selle to-do listiga, mis on lõputu ettevõtja? Et kuidas ma õhtul magama lähed? Kuidas õhtul magama lähed? Sul on see, oi see asi on tegemata, see asi ka või on sul mõni hea soovitus anda siin? Kui mina julgen öelda noorena alustasin,
siis mul oli enda peas arusaamine, et esiteks noore inimese energiavarud on lõputud. Kõik ütlesid, et noore inimese on organism, see taastub, midagi ei juhtu. Teed kõike 20 tundi päevas, 4 tundi magad, suva, pane järgmine päev hullu edasi, et vahet ei ole, suvaned nädalavahetusel, tunusta kõik muu ära, lihtsalt keskendu ettevõttele. Tegin nii, põlesin läbi, bang end lihtsalt ja avastasin, et nii elada ei saa. Ja siis avastasin ka selle, et ja ma hakkasin mõtlema suuremas pildis, et kuidas siis nagu on maailmas ettevõtjaid, kellel on mitu ettevõtet, mida nad juhivad täiesti edukalt. Edukas on võib-olla natuke nõme tühi sõna, aga selles suhtes, et ettevõttel läheb hästi, ettevõte kasvab, areneb. Ja mõtlesin, et aga kuidas siis nagu mina sellega niimoodi hakkama ei saa. Ja siis vaatasin kõrvalt ja mõtlesin, et okei, aga et nende elus on ju ka midagi muud, et neil on ka lisaks kõigele nendele mitmele ettevõttele on neil ka pere ja neil on ka hobid. Ja kujuta ette, et nad hoolitsevad isegi oma tervise eest. Ja siis ma sain aru, et okei, et lõpetame selle enese ohverdamise igas võimalikus hetkes ära. Esiteks hoolitseme tervise eest, hoolitseme une eest, hoolitseme toitumise eest, et ise tervislikku tänavatoitu kiirele inimesele pakun, aga endal ei ole vahepeal aega süüa, siis läheb see aeg võtta, et teadvusta endale seda. Sellepärast ongi Rap n Roll loodud, et kui on kiire hetk, siis saadki selle räpi sealt kaasa võtta, sa ei pea süüme piinu tundma, et sul kaob energia ära, et sul hakkab paha pärast sellest. Et see on see point ja ühesõnaga lõpeta ära enese ohverdamine, pane paika enda jaoks reeglid ja järgi neid, sest keegi teine kui keegi teine hakkab ütlema, et ma ei tea, on need keeluasjad, ära suitseta, ära tee midagi, siis lihtsalt nii ei saa elada. See peab tulema sinu enda seest, et see muutus ja panedki endale reeglid paika, et nii, mul on kas või unega reegel, et ma magan vähemalt 8 tundi või 7 tundi, kellel mida on vaja ja kuidas mina oma elu sean ja siis nagu selle tööga teed stoppi siis, kui on vaja tööga stopp teha. Aitäh! Aga minust on niisugune nagu hea kokkuvõte selle koha pealt, et mida siis nagu ka teha, et mina ütleks selle kohta juba lõpetuseks, et kutsun kõik ettevõtjad ühelt poolt, kes me täna ettevõtlusmaastikul toimetame, olema ise see muutus, mida me ühiskonnas näha tahame, sest me tihtipeale otsime seda kas lahendust või probleemi või mingit inspiratsiooni, ma ei tea, kas valitsuselt või kellelt iganes, aga kutsun seda vastutust võtma täiesti teadlikult iseendale, sest väikeste muutustega saame luua nende suuri samme. Ja ühelt poolt on tore mõelda tegelikult ka seda, et äge on olla Eestis ettevõtja, maksta makse ja tegelikult aru saada, et see mõjub ühelt poolt ka linnale ja ühiskonnale nii-öelda. Ja riigile. Kuidas? Ja riigile. Ja riigile ka nii-öelda, ehk et ettevõtlikult, julgelt ja väärtust luues ja mitte ennast ohverdades ja ettevõtlust arendades. Aitäh, julgeid otsuseid ja teadlikku lähenemist ettevõtluslõksudele.